Täna me tutvustame teile Tai-boksi trenni ja saame teada, kellele see tegelikult on mõeldud ja kes on sinna oodatud ning missugused on siis need eeldused, mis võiks inimesel olla, kes tahab selle treeninguga tõsisemalt tegelema hakata. Tai-boks on üks võitluskunstidest, nii-öelda üks paljudest. Miks Tai-boks mulle kõige rohkem meeldib, on see, et esiteks ta on täiskontaktne ala ja teiseks see, et ainsa võitluskunstidena minu teada on tal lubatud löögid kõigi jäsemeosadega nii-öelda, ehk siis rusika, küünarnuki, põlve ja jalgadega. Ja mängus on ka püstimaadlus ehk teatud klintsivõtted, et see lisab sellele asjale veel mitmekülgsust juurde ja tänu sellele ta on äärmiselt universaalne, ta on nii treeningu mõttes kui enesekaitse mõttes. Tai-boksi treener ütleb, et just 15-aastaste seas on see trenn väga populaarne, kuid tegelikult sobib ta kõigile. Vanusepiirangut tõesti ei ole ja eeldus ka ei ole samamoodi, et väga paljud kliendid kardavadki seda, et kas nad on liiga suures kaalus, kas nad on liiga kõrges eas, vastupidi liiga noores eas või nad on liiga peenikesed, et see ei ole absoluutselt oluline. Et see on individuaalspordiala, siin ei ole mingid parameetrid paigas, et sa pead olema nüüd nii paks või kõhna või sellises vormis. Sellepärast meil on treening metoodika ülesehitus ka selline, et meil on vastavalt vanusegruppidele ja vastavalt kogemusele. Täiesti algajad alustavad algajate baaskursusega, mis on täiesti ohutu. Selle treeningu üks mõte lisaks selle Tai-boksi tehnika õppimisele on ka see, et saada inimese nii-öelda kehakaal kontrolli alla ja kasvatada lihtsalt füüsilist vastupanu. Tänaseid trennipilte nähes ei tasuks nüüd ära kohkuda. Algajad teevad seda hoopis teisiti. See, mis me täna tegime siin taustal, see on juba tegelikult edasijõudnute treening või personaalne treening. Et omavahel tehakse trenni, mis ma just ütlesin, baaskursus, kui algajad tulevad täiesti tühjast. Et nende jaoks on tõesti üksiku tehnika õppimine, kas siis peegli ees boksikoti peal ja mõne suurema sellise löögipinna näol ka oma paarilistega üksteise peal. Aga mina olen juba kogenud treener ja mina oskan neid lööke püüda ja et selline treening kahe algaja vahel muidugi ei toimu. Tai-boksiga käivad kaasas ka teatud müüdid, mis tekivad just siis, kui endal puudub kogemus. Siis, kui kasutatakse sõna peksma, nagu juba tuli, peksma ja kaklemine ja agressiivsus ja kõik see, et loomulikult inimestele jääb selline mulje, et see on üks agressiivne peksmine lihtsalt, aga tegelikult on kõik reeglite pärane. Ja inimesed, ma arvan, käivad siin pigem oma agressiivsust välja elamas, et see trenn kindlasti ei tee sind agressiivsemaks, pigem teeb sind just vaoshoitumaks. Tai-boksi treening kestab 1,5 tundi ja soovitav on käia vähemalt 2 korda nädalas kohal. No algus on kindlasti kõigil raske, aga inimestel isu kasvabki siis, kui ta tuleb trenni, ta on tohutult raske, ta ikka pingutab, tuleb veel trenni ja siis ta näeb, et tegelikult läheb järjest kergemaks ja siis tekib juba selline hasart ja tahabki inimene juba hakkab testima oma piire. Ja see üldiselt inimestel meeldib, kes pole varem individuaalsporti proovinud, siis avastavad ise ennast nii-öelda, et mis piirid nad on endale seadnud ja tegelikult nad suudavad palju rohkem, kui nad enne arvasid. Loomulikult on iga treener tänulik ja õnnelik iga tagasiside eest, eriti kui see on siiras ja tulemuslik. Positiivset tagasisidet siin aastate jooksul on päris palju tulnud. Et üldiselt kõige rohkem loomulikult tulebki seda tagasisidet keskealiste poole pealt juba ja vanemate seast. Et meil on üsna palju 40+ inimesi trennis. Isegi mõni üksik on 60+, kes on väga tõsine asjaarmastaja. Aga üks väga hea näide on meil üks Saku spordiklubist, üks 45-aastane suur meesterahvas, üle 120 kilolist, hästi pikka kasvu ka, et tal olid tõsised tervisehädad seljaga ja muude näitajatega. Aga võttis selle tee ette ja tuli trenni ja nüüd on siiamaani on praktiliselt iga trenn kohal ja räägib kogu aeg, kuidas tal on nii hea meel selle üle, et ta lõpuks leidis endale Tai-boksi, et tal on kaal langenud, tal on tänu sellele kergem olla, tal on kõik tervisenäitajad paranenud ja tema jätkab treeningutega suure tuhinaga. Kevin Renno jaoks on Tai-boks tänaseks kogu maailm. Minu jaoks on Tai-boks tõesti võib-olla elu muutev kogemus, aga nüüd ta ongi mul elustiil juba, ta on üks elu muutev kogemus, et mida ta on andnud minul noore poisina kindlasti enesekindlust ja kui noorel poisil on enesekindlus olemas, siis on põhimõtteliselt kõik teed vabad juba. See enesekindlus ei ole seotud siis ainult selle ühe spordialaga, et ma olen selle ala peal enesekindel, et ma löön seal läbi. Ma usun, et ükskõik mis spordialas on, kui
noor mees siis või noor naisterahvas avastab selle, et ta on individuaalselt suuteline midagi saavutama ja piire ületama, et siis see avab tema peas kõik uksed talle, et see ongi see peamine asi. Meediamarketingi tegevjuht Monika Kusmina on meil varasematelgi kordadel trennides kaasa löönud ikka selleks, et isiklikke kogemusi saada. Tema tegi ka kuuajase väljakutse läbi ja käis tai-boksi trennis. Peabki kõigepealt ütlema, et boksitrenn on kõikidest katsetustest, mida ma siiamaani olen teinud alates kalju ronimisest ja lõpetades joogadega. Boksitrenn on see, mis on mu südame täielikult vallutanud ja tundes treener Kevin Rennut, siis selline mõte pähe tuli, et võtaks selle kuu aega challenge'it või endale väljakutset vastu ja käiks igal tööpäeval trennis. Ja selline see mõte oli käia kuu aega ja mitte lihtsalt trennis, vaid olla Eesti parimate tippsportlaste kõrval. Ega ma nüüd nii väga tugeva füüsilise baasiga ausalt öeldes ei ole, et ma olen pigem töönarkomaan ja istun palju arvuti taga ja küll käin ja ajan kogu aeg mingisuguseid tööasju, aga trenni saali ma vahetevahel satun ja ei hakka valetama, võib-olla kord nädalas oli hästi, kui ma varem sattusin. On olnud perioode kui rohkem, aga trenni inimene reaalselt igapäevaselt ei ole ma olnud. Ma käisin challenge'i jooksul tervelt 1 kuu igal tööpäeval, ehk siis kokku oli see 21 päeva tippsportlastega koos sama trenni tehes ja 1,5 tundi iga päev. Monika pidas ka päevikut, et hiljem oleks hea tagasi vaadata ja nõrkuse hetkedel kindlust saada, missugused muutused siis tai-boksi treeningut tehes kuu aja jooksul toimuvad. Mul ääretult hea meel, et ma kirjutasin enamuste päevade kohta ka ülestähendused ja mu eesmärk see challenge üldse endale korraldada oli jälgida tegelikult mõttetööd. Võib-olla kaaluküsimused ei olnud number 1, tervislikkus ei olnud ka number 2 ja ei saa kuidagi järge panna, aga mõttetegevuse jälgimine oli kõige tähtsam. Et kui palju muudab tippspordi tegemine ja tippsportlaste keskel olemine mind ennast positiivsemaks ja minu mõttetööd selgemaks või kuidagi paremaks, ehk kuidas see muudaks mind paremaks inimeseks. Esimene nädal oli ma täielik viil. Kui ma loen enda ülestähendusi, siis küll ma ei jõudnud seda ja siis ma ei jõudnud seda, siis ma unustasin näiteks pileti võtmata või siis ma ühesõnaga kõik need mõtted, mida ma mõtlesin, ei olnud just kõige positiivsemad. Füüsilised näitajad samamoodi, näiteks 3. või 4. trenni hommikul tulin ma oma maja teiselt korruselt nagu puujalg alla. Et esimene nädal oli tõesti väga raske nii mõtete koha pealt kui ka nagu kehaliselt. Teine nädal oli juba selline mõnus, hakkas hasart tekkima, oli huvitav jälgida näiteks Andra Ahot, kes on suur naiste, ma arvan, boksiga tegelevate naiste eeskuju ja paljude teiste tütarlaste oma ka, proovida temaga järge hoida, see ei tule muidugi välja tavainimesel, aga ikkagi kuidagi hakkama saada näha, et tegelikult ma olen selleks võimeline. Et see ei olegi nii võimatu. Ja 3. nädal oli juba, nagu Kevin Renno nimetas, et hammas verel, siis oli sellest saanud juba minu elu osa. Ma pean mainima, et hästi olulist asja, aja mõiste muutus minu jaoks. Kui ettevõtjalt võtta ära 1,5 tundi, ehk siis siia tuleku ja minekuga 2 tundi kuni 2,5 tundi, on see üks väga väärtuslik tööaeg hommikusel ajal, hommikul kell 10, kus aju töötab kõige rohkem. See tundus mulle esialgu varastamine iseendalt ja oma töölt. Mul õnnestus sõita taksoga, nii et ma tegelikult taga istusin, arvuti oli põlvede peal ja tegelesin ikkagi selle tööga vähemalt siia sõiduli ära minnes, aga see muutus nende 3-4 nädalaga. Ma sain aru, et ma ei varasta mitte aega iseendalt, vaid ma ju kingin aega endale. Sest 3. nädalal hakkas keskendumine minema tugevalt paremaks. Mul oli ka challenge-kaaslane Joanna Müür, kellega me koos oleme neid erinevaid katsetusi teinud ja temaga arutasime ka, et kõige suurem muutus oli keskendumises. Me läksime siit otse tööle ja me tegime tegelikult nende järele jäänud tundidega rohkem, kui me varem tegime nagu kõikide olemasolevate tundidega. Tai-boksi trenni prooviti erinevate treenerite käe all, ikka selleks, et kogemuste pagas veelgi mitmekesisem oleks. Meil õnnestus teha trenni, enamus või valdav trenni oli treener Kevin Rennoga, meid treenis Edvin Erik Kibus, Maksim Vorovski ja veel mõned treenerid. Kõik olid väga erinevad, üks karmim kui teine,
peab mainima, samas väga sõbralikud, aga trenni tehes väga karmid ja ega siin vaidlemise kohta ei olnud, et eredalt jääb meelde see, kui trenni tulnud inimesed unustasid maha pileti, mis tuleb siis anda treenerile, et sa üldse siia trenni sisse saaksid ja valdav osa kohale tulnud jättis maha ja Kevin Renno pani meid nagu sõjaväes siin kõiki tegema teatud harjutusi ja peale seda minul isiklikult enam ükski pilet maha ei ununenud. Et treeningud olid karmid, treenerid inspireerivad. Ma ei oskagi öelda, nende juures olekus oled iseenesest kuidagi parem ja leiad selle jõu endast. Mäletan ka ühte hetke, kui ma allaandmise tunnet tundsin selle kuu aja jooksul, et ma lihtsalt enam ei jõua. Ja siis vaatad, kuidas need tippsportlased ja treenerid keskenduvad, kuidas nad saavad hakkama ja see tundub naeruväärne hakata siin näiteks nutma, hakata kurtma, hakata virisema või oma paha meelt kuidagigi välja elama. Et see kuidagi see keskkond ja nende inimeste ühine energia on selline, et sa tahes tahtmata siin ise ka natuke tugevam, parem, rõõmsameelsem, rahulikum. Monika on Thai-boksile oma südame juba kinkinud, aga Elvira, kes alles teist korda kaamerate ees trenni tegi, veel natuke mõtleb, mida edasi teha. Esialgu puutusin Thai-boksiga kokku ainult tööalaselt, töötasin profisportlastega ja tahtsin ka lihtsalt kogeda seda tunnet, mida nad trennis kogevad. Ja täna konkreetselt on sellepärast, et mu 8-aastane tütar teatas üks päev, et tema tahab hakata Thai-boksi trennis käima ja ta on juba käinud mitmeid kordi ja silmad säravad ja siis ma mõtlesin, et ma ikkagi tulen veel kord ja vaatan, mis see nagu on, mis seda siia nii väga kisub. Ja ma olen väga uhke oma tütre üle, sest täna poole trenni pealt ausalt öeldes minul oli selline tunne, et mina lihtsalt enam ei jaksa. Lihtsalt mul saab jaks otsa. Aga võib-olla sellepärast, et kaamera käis, siis oli piinlik ka, et pooleli ei jätnud. Ma lollitan muidugi, et ikkagi see on hästi raske trenn, see on hästi tehniline trenn, see on hästi palju tasakaalu, hästi palju mõistuse kasutamist, mida võib-olla niimoodi kõrvaltvaatajana sa ei taju ära, kui palju seda keskendumist ja mõistuse kasutamist ühe löögi ajal peab tegema. Elvira esimesed muljed on väsimusest hoolimata head. Soovitan kindlasti ükskõik, mis huvi elus on. Juba kui see mõte peas tekib, siis tuleb tegelikult minna ja järgi proovida. Ma ütlen ausalt, mul on päris suured probleemid seljaga ja seljavalud ei ole minu jaoks mingisugune tundmatu asi ja täna trennis ma unustasin ära. Et mul selg valutab, et mul ei tulnud kordagi seda meelde. Ma väga kartsin seda enne trenni, aga ma olen täiesti kindel, et kui ma nüüd jätkaks seda treeningut, siis arvatavasti mu seljavalud ka kaoksid varsti, sellepärast, et lihastoonus lihtsalt läheb nii heaks.